Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Tere päevast, kallid rallisõbrad. Kell on 13.15 ja Kuues käik podcast taas otse-eetris Service Pargist Ermi tagant Delfi Rally Estonialt ja igalt poolt mujalt. Gunnar Leheste ja Roland Poom endiselt saatejuhid ja me võõrustame järjekordset auväärt külalist Andrus Reima, Lõuna prefektuuri politseijaoskonna juht, politsei kolonel leitnant. Jaa, tere päevast ka minu poolt, et nii on. No, Rally Estonia 2025 on vist eelmise aasta kõrval politseile kui puhkus Mehhikos. Eelmine aasta oli nagu puhkus Mehhikos. Vabandust, jah, vastupidi. Jah, et see aasta on ikka jalad tööd täis ja lausa rõõm on jälle tagasi olla selles suures virvarris, et osaleme rõõmuga ja tagame oma inimestele ja külalistele turvalist nii, kuidas vähegi jaksame. Ma alustaks kohe küsimusega. Sõitsin mina hommikul peale esimest saadet tagasi hotelli. Oli nagu ikka puhumisreid. Ja ma ei ole inimene, kes väga üllatub, kui seal teeres autos üldiselt seisab. Aga neid autos oli päris palju. Ja pani mindki korraks mõtlema, et kuidas nii? Kuidas need numbrid on või kas on midagi muutunud? Inimesel rohkem, siis ilmselt ka neid patustajaid on rohkem. Jah, et kahjuks peame tõdema, et täna hommikused alkokontrollid meil on suht nukrate numbritega, et ma ei tahaks seda küll öelda, aga tundub nii, et me arvestame või me ei arvesta siis õhtu seda, kui kaua me pidu peame ja millal me rool istume, et need patused oli üksjagu palju. Ja ma ei taha mingit antireklaami teha, aga kui ma teatud raadios kuulen kogu aeg ühte reklaami, et osta endale alkomeeter, säästad juhiload ja raha, et seal võiks ikka taga olla see, et säästad inimeste elusi, oma tervist ja... See reklaam käiga mulle täna kõrvumus. No ei kõla nagu eriti hästi, et mille peale ma asja üles oleme ehitanud, et meie ülesanne on ikkagi see, et me tahaks igatpidi ennetada ja panna inimesi mõtlema, et ei ole meie huvi kellegi eelarvet vähemaks teha rahalises mõistes ja kellegi rallit ära rikkuda. Aga palju rahvast võib olla? Politseil tavaliselt on mingi hinnanguline arusaam, et palju meil raja ääres inimesi on? No ma arvan ise hinnanguliselt see, et kindlasti ka korralda ise need numbrid ütleb, et me võib oletada enam-vähem midagi sinna 50 000 kanti. Korraldaja ei ütle sellepärast, ma teilt küsingi. No, see on oletuslik puhtalt selle pealt, mida me ise nagu arvame ja milleks me oleme enam-vähem ka valmis olnud. Et kindlasti see äkki alanud Eesti suvi nüüd, keset juulikuud on endale mõju avaldanud ja need eksprompt tulijaid rallifännide seas, kes on vahetanud diivani metsa vastu, on päris palju. No jõudsime siin enne jutustada ka, et põhiprobleem tundub olevat see, et meil on arvestamisega vajakajäämisi, teineteisega arvestamisega. Ja, et kui me täna vaatame neid probleeme, kus politsei on pidanud sekkuma, ütleme siis niinimetatud väljaspoolt oma igapäevatööd, et kus me rahustame liiklust, rakendame rahunemispeatusi, mis on rahva seas väga hästi vastu võetud. Saame kiita vastupidi sellele, et ma vaatan, et sotsiaalmeedias küll me oleks nagu rahvavaenlased, et me teeme oma tööd väga hästi. Et me teeme ikkagi ainult nende inimeste jaoks, siis jah, et kahjuks peab tõdema, et kui keegi on seal viimasel minutil või varemgi, et näeb head parkimiskohta, siis ta paneb oma auto suvalisse kohta ära, ta ei mõtle selle peale, et kas see nurk jääb välja, pargib ta kellegi kinni, mis edasi saab, et seda enese egoismi võiks natuke maha suruda, mina ja maailm mõtlemist ja me võiksime see ralli pere ikka üks ja tervik olla ja kõigiga arvestada ja samamoodi ka siis täna jätkuvatel katsetel ja kindlasti homme Poverdates ja Kääriku. Enese egoismi, kas te nende inimestega, kes jätavad oma autot tee peale, räägite ka?
No meil on olnud juhtumeid, kus turvameeskond on meil abi palunud, et kui politsei poolt see kõne läheb, et kui me oleme selle isiku tuvastanud, et on ka siin väliskülalisi olnud, et oleme saanud kasutada oma välispartnereid, nii Läti kui Soome kolleege. Nii kui kõne saame, siis õnneks pole keegi hakanud siis meile nagu vastu ajama, et oleme saanud väga lihtsalt ja kiiresti need asjad ka lahendatud. Üks Läti kolleeg tuli meid ka hetkel saadet vaatama. Palju Läti kolleege on, nii palju kui saate avaldada? Rohkem kui üks. Rohkem kui üks. Aga Eesti politseinikke on ka rohkem kui üks kindlasti. Jaa, et me oleme siin ka varem küsinud, siis kui meil oli esimest korda WRC, ma olen toonud selle näite, et puudutus oli peaaegu 700 politseiametnikku, pani oma panuse asjadele peale, siis täna me teeme praktiliselt 10 korda väiksema meeskonnaga seda. Kuidas rahunemispeatused lähevad? Lähevad väga hästi, selles mõistes, et see on inimese võimalik ju valida ja on üllatavalt hästi vastu võetud. Me just vaatame seda, et kas siis inimene on kärsitu, on nõus maksma siis selle niinimetatud trahvisumma või siis 45 minutit seisma. Ja kumba rohkem võetakse? Täna on võetud ikkagi, kui on lõige 1 ehk kuni 20 kilomeetrit üle kiirus, rahunemispeatus võetakse rohkem. See on täitsa üllatav. On küll, jah. Aga väga äge. Võiks ju arvata, et tahetakse ju katsele jõuda, eks? Jaa, see on nüüd see teine pool, et nüüd see katsete vaheline meil kohe hakkab see operatsioon, et vaatame, mis siis saama hakkab. Kuulsime hommikul Janno Siiteni käest, Rally Estonia tegevjuhi käest, et oli olukord, kus katsele minnes olid autod niimoodi parkinud, et enam bussiga läbi olnud võimalik saada. Kas mingit... Ja mehed tõstsid ise need autod ümber? Mees jõudsis natuke liigutati auto tee äärest kõrval. Kas sellist infot jõuab ka politseini, kui keegi on näiteks katseres kinni pargitud, liikuma ei pääse või need asjad lahendatakse seal oma keskis ära metsa vahel? Seal täitsa oleneb, et me ei ole, näiteks politseile ei ole ühtegi avaldust õnneks laekunud, kellegi vara oleks rikutud või ära häbitatud, ütleme, teiste rallifännide poolt. Aga ma jõuan jälle sinna tagasi, et mõtleme veel kord, et käime seal mõned meetrid rohkem jala ja see arvestuslik pool oleks nagu meil igatpidi tagatud. Ja palju endal samme täna on? Ei tea, õhtu vaatan. 3500 alles. Mul on rohkem, ma arvan. Kindlasti. Te tulite ise ka metsa vahelt, kuidas see olukord on? Väga äge. Mulle väga meeldib see, et väga rahvusvaheline seltskond on ja kui inimestega räägid, siis kõik on ülimalt rahul rallikorraldustega, et kõik on ülimalt selge, et kus läheb meedia, kus läheb pealtvaataja, mis on lubatud, mis ei ole. Meeleolud fantastilised, ralli, sportlik küll, kõik on ülirahul, et ei ole ühtegi pahurat inimest näinud, et selles suhtes tundub küll, et ja ütlen ausalt, et ei ole märkanud ka ühtegi sellist inimest, kes oleks võib-olla liiga palju tarbinud neid naljajooke ja lärmanud kuskil üleliia palju. Ja sama võiks öelda ka Tartu ööelu kohta, et siin 2 õhtut me oleme nüüd Tartu rallipealinn on olnud, et suur tänu, et võib-olla esimene õhtu oli niisugune suurem joovastus ja oli tööd meil kolleegidel rohkem, aga viimane täitsa okei, täitsa suvine ja niisugune mõnus laulupidu. Kas esimese WRC Rally Estonia ja nüüdsega saab mingeid paralleele ka tõmmata? On korraldus saanud paremaks, on inimesed kogenumad, ma mõtlen pealtvaatajate hulgas või on politsei hoopis targemaks saanud? Ma saan ainult tänada meie väga head ja mõistlikku rallipublikut, et see, mis me esimesest rallist saadik 5 aastat korraldajaga koostöös oleme teinud, et minu arust see kommunikatsioon, mis me oleme palunud ja mõtlema pannud ka seda, et just esimesed aasta kohe ma mäletan, kui me ju rääkisime, et me saime selle imeväel, ütleme küll tänu sellisele huvitavale olukorrale, tänu haigusele selle võimaluse, et palun ärme seda ära rikku ja mul on suur tänuavaldus kõikidele rallifännide elanikkondadele, me ei ole seda teinud, meil on väga turvalised rallid, meil ei ole pealtvaatajate pärast veel õnneks, võib-olla tuleb veel, loodame, et mitte see aasta, jäänud ju ära ühtegi kiiruskatset ja ei olnud mingeid suuremaid intsidente ka pealtvaatamisaladel. Ma väga tänan kõiki pealtvaatajaid ja loodame, nii see ka jääb. Kas te olete igal pealtvaatamisalal kohal? Ei, kindlasti mitte. Kas see eilne avarii seal lennujaama lähedal oli kõige tõhisem asi, mis seni on juhtunud ralliga seoses?
Jaa, kuna seal puudutuse said mõned rallifännid, kes olid pealtmisaladel ja põhjuseks oli ka tähelepandamatus, et ei arvestatud teiste liiklejatega, et toimus ümberreastumine ja tähelepanematusest tagant otsasõit, et seesama asi, mis me just natuke aega tagasi rääkisime, hoiame silmad lahti, võtame kiirused alla, planeerime väga hästi, ralliraadio ka täna soovitas, et 1,5–2 tundi juba varem kohal olla pealtmisaladel, nautige ilma, seltskonda, kogu Eestimaa loodus, mis on ju imeline, päike ja nii edasi. Ärme kiirusta. Kellele pöialt ise hoiate? Ott välja arvata? Kui WRC mehed. Kui Ott välja arvata, siis pakkusin ka neljapäeval rallistuudios välja seda mees, kes täna rallit juhib. Et must hobune ta on ja õnni on see, et väga äge ja mul ütlen ausalt, et kui see mees võidab, siis ei ole üldse pahane. Kas rallisõitjatega on ka tulnud tegemist, ma mõtlen kiiruse mõttes? Kas see on teie rida? Jaa, see ikka on meie rida, kui meil avalikul teede peal ju rikutakse kiiruse limiite asju, see on loomulikult siis, kui politseipatrull ise selle kiiruse tuvastab ja mõõdab, mitte see, et kas seda teeb korraldaja. Jälle selles suhtes võime öelda, et me oleme aastaid selgitanud tiimidele kohe neljapäevastel tiimikoosolekutel, kas või läbi korraldajate, ütlen oma sõnumeid edasi, et meil on õigusriik, meil on võrdne kohtlemine, olenemata, kes sa oled, kus sa tuled, mis autoga sa sõidad, mis on sinu tiited-taatid. Kui sa oled teomi pannud süüdeo, siis vastavalt sellele, kas me piirdume vestlusega, muud asjad, et kuidas inimene asjadest aru saab ja nii me käitleme kõik rallisõitjad. Kuhu nüüd siit edasi olete minemas? Sööma. Katsele uuesti tagasi? Võib-olla õhtu selle teise ringi mõnele katsele vaatame, et kuhu on vajalikus minna, et oleneb kõik situatsioonis, mis meil toimumas on. Mitu vastamata kõnet juba selle saate jooksul on tulnud? Päris huvitavad värinad on igal pool käinud käes ja taskus. Palju te infovahendeid korraga lahti on? Ei ole palju, meil on üks suurepärane taskutelefon ja seal on erinevad programmid ja mõned signaalgrupid, et mis meil on kõik operatiivselt käinud. Et mul on niivõrd fantastiline meeskond, et ma saan rahulikult teiega siin juttu rääkida, ei pea muretsema, et suur tänu ka kõigu meeskonna liikmetele, kes on ka Põhja prefektuurist tulnud liiklusjärelevalvet tegema ja loomulikult oma Tartu jaoskonna inimestele, et sellise meeskonnaga võib teha ükskõik mida. Kas Eestist läheb ka politseinik Soome rallile? Ja läheb küll. Olime ka eelmine aasta Läti rallil, oleme olnud nüüd mitu aastat. Tegelikult Soomes käimise traditsioon on Eesti politseil väga pikk, aga nüüd tänu, et see teatepulk WRC ralli näol on siis lõunas, siis viimased aastad on käinud siis Tartu politseijaoskonna ja Lõuna prefektuuri esindus. Aga tühi kõht teatavasti püsti ei seisa, et lubame teil minna. Jaa, suured tänud teile ja turvalist rallit meile kõigile. Aitäh tulemast! Ja me räägime Rolandiga siis rallist edasi. Mitte, et see kuidagi rallit ei puudutanud, väga hästi puudutas. Aga kuulge, seis on ju endiselt intrigeeriv ja ma ei tea, järjest intrigeerivamaks läheb. Me arvasime, et Oliver täna võib-olla ei hakka paugutama, aga võta näpust, et mees ei oska teisiti lihtsalt. Mis teed siis? Täiesti käsitlematu olukord on, see peab tunnistama, sest eile piinlik öelda, julgesin öelda välja sõnad, et täna on pilt täiesti teine ja positsioon hakatakse vahetama. Okei, Otil oli viga, sõiduviga, kus läks kaduma täpselt 9–10 sekundit, aga sellegi poolest terve esimese ringi puhul ei oleks see midagi muutnud. Et see mees teeb üllatavat sõitu, aga ma olen selles mõttes täiesti nõus, et meil külaline just ütles, et kui võidab Oliver Solberg, ei saa kuidagi pahane olla, sest no ta on tõesti megasõitu teinud, seda väärib täiesti, nii et ma lihtsalt loodan, et see võitlus läheb võib-olla ikkagi põnevaks ja Ott suudab veel ühe käigu, 6. käigu juurde leida. 6. käigu, äkki leiab 7. Võib-olla 7, et see põnevus tuleks sutsu tagasi juurde, põnevust on loomulikult 22,8, tundub küll vähe, aga Lõuna-Eestis on seda palju, et natuke leiab midagi juurde. No aga räägime, kuidas need katsed on kulgenud. Oliver võitis ju hommikul esimese Raanitsa läbimise 21 kilomeetrit 2,1 sekundiga, Thierry Neuvilli ja 4,3-ga Rovanpere ees. Ott tegi siis väikse sõiduvea, nagu räägitud sai, et lasi, kuidas sa kirjeldad, lasi libisema või
ja pidurdus maa peal, pidurdas ja mingil hetkel läks siis alt ära tagaotsa, ehk siis täpselt olukorda ei tea, aga tundub, et tagaotsa võib-olla läks siis joonest natukene lahtise peale, mis siis pidurdusmaad pikendas oluliselt ja siis küljega vasta seda heinapalli ja tuli tagurdada. Tagurdamine isegi olekski nii suur mure olnud, selline 4-5 sekundit võib-olla, aga auto suri ka välja, ehk sealt tuli see teine 4-5 umbes juurde. No sealt juhtus siuke pahandus, et Neuville pääses korraks teiseks, aga mitte kauaks, sest juba 10. katsel võttis Ott selle Neuville'i teise koha endale tagasi, sest oli Neuville'ist 3,2 kilomeetrit kiirem, 3,2 sekundit kiirem siiski. Ja 0,7-ga läks Neuville'i ette, Oliver ikkagi paugutas ja järgmisel katsel jälle Oliver paugutas, aga siis 12. katsel ehk siis Kanepi 2 ja Ott võitis selle katse. Kas see oli esimene katsevõit või? Või sai eile ka või? Hea küsimus, ei saanud ju. Appi, pea on tühjus. Kas see katseajad näitab mulle otse või? Ei näita, see sektsioon on ainult tellijatele. 10. räägiks selle ära, et 10. kiiruskatse kõelt Oliver Solberg ütles, et kuulge, et nüüd aitab küll, et minule piisab sellest nendest katsevõitudest, et nüüd ma võtan grammi tagasi. Et oli polnud päris olukord, aga et natuke tekkis mingisugused ebamugavad kurvid juba, kus ei saanud autot keerama, et ref oli pehme all ja pidi natuke sättima hakkama, mis siis kergelt lasi kurvi pikaks kuskil kergelt toetus muru peale, et ta tundis, et esimest korda tundis selle nädala vahetuse jooksul, et paar ebamugavat kohta tekkis. Et ütles, et võtab nüüd rahulikumalt edasi. Seda rahulikust väga palju ei olnud, et 11. kiiruskatse võit järjekordselt, aga 12. siis andis Otile 0,5, nagu sa ütlesid, et ja, aga Neuville'ist rääkides, siis Neuville, ma pean ütlema, et see on mega, mida see mees teeb. Võtame 2-3 aastat tagasi. Ta põles täielikult läbi kiiretel rallidel. Kui me teadsime, et esimene pool hooaega on ta väga hea, siis võis mürki võtta sellega, et teine pool hooajast see mees langeb ära. Ja Soome on täiesti kohutav tal ajalooliselt olnud. Eestit ei ole nii palju olnud. Eestis, ütleme, on ta selline keskpärane olnud, väga häid katseaegu sõit teinud, kõik jutud viimaste aastate jooksul. Et see, kuidas ta on kiiretel rallidel kasvanud, et võib öelda, et vanast peast õpib veel trikki juurde küll. Võib-olla kaamermees vahepeal näitab meile ka, mis seal Hyundai pool toimub, et kas Ott peaks ju iga kell ju servisis tulema või juba olema? Korraks läheb aega. Natuke läheb aega, jah. Meil on 10 minutit on Oti servisini. No selle me räägime täis. Ja. Aga ma tulen selle 10. katse intervjuu juurde veel, et see oli kihvt intervjuu. Seal oli näha, et Oliver on ikkagi selles mõttes karakter. Kes lobiseb välja ka asju. Et mul juhtus see, mul oli seadustus see, ma pean harjuma selle, et rool on kuidagi äkilisem, et reageerib kiiremini. Tõi kohe ägeda paralleeli ongi Rally 2 ja Rally 1 auto vahel, on ju. Et kui Rally 2 on harjunud, kui see olukord tekib, kus ref läheb pehmeks juba poole katsele, et sa pead hakkama nagu aktiivsemalt peale keerama, on ju. Siis selle autoga pole vaja seda. Ja rääkis ju, nii palju on maininud ka, et seadistusega on ta teinud autol üliväiksed muudatused tagaotsaga, et tahtis tagaotsa natukene pidamist juurde saada. Ja tõi hea paralleeli kohe, et ta sai taha pidamist juurde, aga see tegi esiotsa alajuhitavaks kohe. Sa ei kuule seda teistelt? Ütleme nii detailselt väga ei kuule, jah. Et ta räägib nagu üliägedalt ja ma arvan, et nagu igale inimesele väga arusaadavalt, et mis muudatuse ta tegi ja mis sellega kaasnes. Põhimõtteliselt on see info, mida võiks Pajaril vaja olla nüüd. Ta nagu kuskil on lihtsalt. Aga nüüd ta mõtleb, kurat, et mul oleks ka taha grippi juurde, davai, võtame selle info omaks, teeme, proovime. Et see on lahe, et ta ei pelga seda infot jagada. Aga veel, kui ma juba Pajaris ja korraks juttu tõin, siis ma ei tea, ma seal, ütleme, ma tahaks Toyota sinna telki minna või ma ei tea, Latvalat ei ole ju siin ka vist, et kes ei ole vist, jah, seal on see, mul ei tule nii meelde. Tahaks Pajari välja tõsta sealt. Tõstame Pajari siia hoopis. Sinu kõrvale. Ei, üldse mitte paha pärast, aga päriselt. Et lihtsalt nii väga tahaks näha Oliveri poolt seda minekut edasi. Et kui on mingid mehed, kellel on täis hooaeg
ja ei too tulemusi, siis aga võib-olla hakatakse ümber mõtlema midagi peale. Seda peab tegema. Mul on veel mingid asjad, mida ma tahan öelda, mida peab tegema juba see nädalavahetus, aga see on asi, mida peaks tegema, vähemalt peaks mõtlema selle peale. Okei, sõida see hooaeg lõpuni Pajari puhul, tehke oma kilomeetrid ära, tehke oma rallid ära ja siis me teeme korraliku analüüsi ja kui vaja, switchime sõite ära. Sest Ožeeri poolikud hooajad on need, mis toovad punkte ikkagi. Täna Pajari on küll, ütleme, teise meeskonna sõita, aga sellegi poolest on ju potentsiaalne järelkasv. Kas Oliver toob punkte või? Ei. Miks? No sellele nii-öelda B-meeskonnale toob. Et nad sõidavad kahes erinevas meeskonnas. Et Toyota ju ei saa Oliveri pealt ju, ta saab selle junior-tiimi punkte, kus siis sõidab Pajari. Aga teine asi, mida selle nädalavahetus, mis siin tegelikult hakkab huvitaks minema, mida nagu, jälle, WRC, ütleme, tehase meeskonnad mingil põhjusel taktikamänge ei taha mängida, mis minu arust on üks ülitähtis osa spordist, siis täna hetkeseisuga pärast 12 kiiruskatset on küll Ott Nevillist ees, aga hüpoteetiliselt, kui peaks olema olukord, kus on Neville näiteks Otist ees, et see switch tehtaks ära, ma arvan. See tuleks ära teha. Andre Adamo oleks kindlasti selle ära. Loomulikult, seal ei ole isegi Neville ju viimase katse lõpus ütles, et meil on hädasti vaja ikka võidelda koha nimel, meil on hädasti punkte vaja. No tegelikult ei ole ju. Mida sa teed nende punktidega? Ja seda 0,4 switch on ju väga lihtne teha ka. Loomulikult. Me räägime praegu ralli poole peal alles, on ju, aga räägime lihtsalt, et mis variandid nagu ühel hetkel laual peaks olema, kui sellistes olukordades peaksime lõpetama, siis hooaeg on selles kohas, kus neid taktikat peab tegema hakkama. Teine asi on Katsuta ja Evans. Evansil on hädasti punkte vaja, nii et sama olukord on Toyotal tegelikult. Kui Katsuta on eespool Evansit, mis tundub tõenäoliselt 11,4 on Katsuta kiirem ja stabiilselt kiiremalt Evansist, siis seal ei ole küsimus, Katsuta tuleb eest ära tõsta. Ma arvan, et see toimub ka. Ja. Aga sellest räägime siis, kui need sõita veel on. Meil on veel pool rallit ees. Ja. Aga Kalle Roompera, kas tal täna on kuidagi parem tuju kui eile või? Aegade mõttes nagu ei oleks põhjust? Ei ole põhjust, jah. Võib-olla isegi hullem. Ja hullem seepärast, et natuke nagu võib-olla sa ei loota selle peale, et täna on võib-olla katsed, mis võiksid, ma ei tea, kas siis, paha on öelda sobida rohkem, sest tal peaks kõik sobima. Ta on mitu korda seda rallit siin võitnud. Aga kuidagi tänaseks oli minul ootused suured Kalle peale. Aga stabiilselt ikkagi Kalle kaotab palju aega. Ütles katse lõpus, et vigu ei teinud, hea sõit, aga ei ole parim tunne ja midagi eriti palju. Kalle sõit on tegelikult väga huvitav vaadata, sest täna ma vaatasin ka neid sisekaadreid ja see auto tundub väga alajuhitav. Selles mõttes, et kui palju keeravad teised rooli ja kui palju keerab Kalle autorooli, siis Kalle võimleb sellega ikka kordades rohkem. Ehk kas see on mingi asi, mida ta proovib, siis tegelikult seda on nagu viimastel rallidel ka näha olnud, kas ta proovib mingit teistsugust sõidustiili või milles asi on, et jah, tundub kuidagi täiesti vale Kalle, kes on varasemalt meil siin olnud, aga vahe 17,6 Neville'iga poodiumi koht ja Neville'ilt stabiilselt ikkagi Neville'ile kaotab, et sellise tempoga nagu need seal 3 mees sõidavad, ei ole Kallel mitte midagi, ei ole vastu midagi panna. Üks ämblik lendab. Ämblik lendab, see on päris hea. Ma ei tea, kas me see zoomida saame. Vaata, ma näen, kuidas ta ehitab seda. Läheb lampide poole. Väga lahe. Aga ämblik, last nüüd olla. Ralli 2 ka räägime või? Loomulikult räägime. Võtame veel äkki Fordid ka korra või? Kas meil on Fordidest midagi rääkida? Väga ei ole, on ju. Jaa, ootame äkki Martins, eile meil ei õnnestunud, aga äkki täna õhtul. Nii palju Fordidest, et ei olegi midagi suurt. Kohtadel 9, 10, 11. Ja nad tulevadki nii, nagu nad tulevad stardijärjekorraga, niimoodi nad on ka päeva või poole päeva kokkuvõttes. Virvesel ette jäi varsti. Kusjuures Virves oli Munsterist isegi kiirem vist täna esimesel kui ma õigesti mäletan. Kontrollime fakti. Või täna... Virves Munsteris kiirem. Kui Munster oli absoluudi 17. esimesel katsel. Siis tal juhtus midagi ilmselgelt? Ei juhtunud. Päriselt ka? Jah. No siin olid ka Korhonen ja Kaur ja Linnamäe temast kiiremad. No natuke piinlik. Ja Heikile.
Munsteri kommentaar oli, see oli hea katse. Päriselt? Jaa. Aga ta tuli esimesena ju? Evans tuli ka eile esimesena. Jah. No, vahe on ikka väga suur. Jah, väga. Okei, aga nüüd Rally 2 ja Egon Kaur. Kas ma üritasin siin poole saate peal tegelikult infot igalt poolt kätte saada, mis probleem on? Mul ei ole mootor ikka vist veedetavalt. On mootor, jah. Juba eile oli probleemid. Et no kahju, sest tegelikult oli tal poodium. Et ta küll, ütleme nii, et ta kaotas aega eile. Poodium oli täiesti sõidetav, seal oli suurusjärk. Robin Valting sööb jäätist, mida ma tahaksin omada enda käes. Tulete laivi või? Jaa. No hüppa kõrvale. Tule räägime ette. Meil on live läheb laivi, sest Robin vist teeb ka laivi või? No nii. Kuulame siis pealtvaatajate emotsioone ka kohe. Saame. Tule jäätisega muidugi. Meil siin seda dress code ei ole. Meil kalvikut ei ole. Jätsi või? Jätist võta Sams. Kuidas meeldib ralli? Oota, pane klapid pähe, siis kuuled ka. Kuidas meeldinud on? Tead, me oleme käinud siin katsetelt mitu päeva ja mulle nagu, ma olen esimest korda rallil tegelikult ja mulle nagu meeldib see näha, kuidas inimesed naudivad ja nad on nagu, kõik on seal teede ääres, metsa sees, inimesed suhtlevad omavahel, no okei, kes teeb õlle, mingid vennad grillivad, vaata, niisugune nagu tiksumine käib ja kohe, kui nagu, ma ei tea, tänaks sõidab mööda näiteks, ja no seal on hästi palju lätlasi ka, siis sa näed, kuidas rahvas nagu läheb käima, see on ülipull ja see on mu esimene ralli välja arvatud Hiiumaa rahvaralli, et ma olen nagu väga positiivselt üllatunud ja nüüd ma olen täna terve päev siin olnud, siin on nagu mega palju tegevusi ka inimestel, pered ja asjad kõik on kohal ja kõik nagu on äge, noh. Mulle meeldib see vibe. Ma nägin korra, sattusin su laivi peale eile ja kopteriga lendasid. Kus läksid sellega? Me läksime siis, meid võeti peale majutusest ja see oligi nagu soomlaste mingi helikopter ja siis me siis sõitsime katsele ja siis maandusime, vaatasime, seal on veel mingi 5 helikopterit ja siis me sõitsimegi erinevatel katsetele selle helikopteriga, aga ma vihkan seda helikopterit nii väga, et ma üldse, kui see tundub nagu lahe, aga tegelikult on nagu väga karm ja mulle üldse nagu tegelikult nagu ei istu see asi, jah. Aga sul väikest plokki ei ole pärast neid viimaseid uudiseid? Muidugi on, kellel ei oleks, muidugi on, see on nagu noh, ta tundub paberi peal lahedam, kui ta tegelikult on, et ta on ikka õudne. Et aga noh, vaatan, Oleg Kroist pani seal oma masinaga minema, et see oli meile nagu piisavalt suur õnneks, et natuke on nagu mugavam, aga mingid vennad panid üliväikesega, 3 sees ja niimoodi, et noh, üks vanem mehe ei saanud isegi sisse istuda sinna, et nagu läks aega jaata. Mis katsel sa täna käisid ja kus kohas, mis alal? Me täna veel ei ole katsele jõudnud, siis me olemegi terve päev siin olnud ja nüüd me äkki ongi 15 midagi hakkab katse, siis Alaküla katse peaks olema ja me läheme sinna ja ma kuuldavasti seal pidi üks mingi räme hüpe olema. Ja Alakülas on vist või? Seal on hüppevõistlus ka. Ja mingi Unibeti hüpe on seal ja see on vist mingi pikkus mõõdetakse. Ja seal tegelikult on see ka veel pull, et siuke võistlus on, et Unibet paneb 1000 euri, kes teeb kõige ägedama video pildi ja paneb Instagrami, tagib ära Rally Estonia ja saab 1000 eurot cash'is ja hakatakse siis top 3 vahel ära. Mis su mõtted on? Mis tegema lähed? Ma ei tea, ma peaks vaatama, mul on suurid... Vendi peaks kodu tooma. Tegelikult võiks. Võtan ise töö endalt ära võtta. Aga ei, ma arvan, et see tuleb... See pidi olema nagu nii rets, aga ma ei kujuta ette, mis see nagu reaalsus on. Ma arvan, et see ongi nagu rets. Ja me läheme kohale ja vaatame, mis seal pakutakse siis. Ma ei tea, palju siin inimesi oodatakse üldse. Kuule, ma kuulsin, et... Peaks 50 ära tulema. Sinna ei mahu üle 10 000. Ma pakun, see 10 000 on lagi. Lagi. 50 selles mõttes see kokku, jah. Palju eile Elvas oli? Ka 10, ma arvan. Kuule, Elvas on 4000 elanikku, nii et korda 2,5. Aga siin oli ju neljapäeval hästi palju go-drive. Sulle pole pakustatud? Tegelikult oli see plaan selles siis nii-öelda testiga, mitte testiga, vaid shakedown või mis see oli. Seal oleks olnud variant, aga kui ma käisin just Opil käega, siis see ei oleks kõige parem mõte. Aga mõte oli, et tegelikult oleks saanud kellelegi kõrvale istuda. Ma tahan seda üks päev kindlalt ära teha, sest kui Nublu käis, ma pärast nägin mingit klippi sellest ja siis ta ütles ka, et nagu see on nagu väljaspool maailma nagu tunne, et see on nagu midagi sellist, mida sa arvad, et see on nagu hull, aga tegelikult see on veel hullem. Mis laiviplaanid on veel see nädalavahetus? Midagi põnevat skriptitud või kõik on freestyle? Kõik on freestyle. Selles mõttes, et me ei ole midagi skriptinud.
ma ei tea, chat tahab, et rahvas, kes siis vaatab, tahab, et ma peab õlle teeksin veits. Et ma ei tea, et siis äkki hakkab juttu rohkem jooksma. Aga me teemegi, me vaatame, mis Kott Tänak on kohal. Soovin teile edu ja siis... Näeme. Väga äge. Teile. Aga kihvt. Ja, kuule, me saame kaamera pildi nüüd Oti Service Parki ka vist panna. Tore oli. Meil läheb sinna, nii et ka oma kaamera, nii et davai, tänud. Tšau. Tegemist. Vaatame, kuidas rahvas on vastu võtnud Oti. Kuna ka Egonil juba eile Elvas. Räägi, kuidas juhtub see asi, et tuled minut varem kontrollpunkti? Ütlen ausalt, see on tegelikult täiesti... Kas seal on mingi stopper ka või? Mis näitab sulle, iga aja kontrollpunktil on ikkagi kell ees. Ja kas see kell jookseb nulli või sa pead ise vaatama? Seal jookseb nagu kell tunnid, minutid, sekundid ja siis ju kaardilugejal on ajakaart. Ajakaardi peal siis tuleb ise teha matemaatikat natuke arvutada, et oletame, sul on aeg X pluss ülesõiduks mõeldud 25 minutit, siis sa pead need ise kokku arvutama, millal sul see ajakontrollpunkti sisse minek on. Tõenäoliselt seal oli lihtsalt tähelepanematus mingil põhjusel Haievil, võib-olla autoprobleemid ka võib-olla, mida iganes on, et seal võis olla minutiga matemaatika probleem või kuidagi läks sassi midagi. Igatahes kurb, sest mees oli ju tegelikult kiire. Jah. Okei, aga meil on tegelikult põhjust rõõmustada ka ju Rally 2, et meil on endiselt kaksikjuhtimine. Robert Virves, Georg Linnamäe. No mega. Ja tundub, vahe on 37,9, Virves eespool. Tundub, et nagu Virves hakkab olukorda kontrollima ka, sest tegelikult... Romet ei ole kaugel. Romet on 5,4 poodiumist maas. Ja. Tahtsin seda öelda, et tundub, et Virves hakkab olukorda kontrollima natuke... Vabandust, mul oli 9. katse. Sa ikka segad mind. No sorry, pane uuesti nüüd. 3. kord. Et ühesõnaga Robert kontrollib olukorda, tundub, sest viimased katsed on nagu grammi võrra tempot alla timmitud sealt ja näiteks siis ongi tänane viimane 12. katse, mis praegu sõideti. 4. aeg, kaotus 3,2 Heikilele ja katse ennem oli 3. aeg Linnamäele kaotus 4,4, aga tal on see õigus olemas, sest Rally Estonial 31,9 sekundiline edu on täiesti piisav, et võib kontrollima hakata. Kuidas kontrollimine käib? Kontrollimine käib niimoodi, et võtad trikimad kohad natuke, võib-olla kontrollitumalt ja võib-olla ei pushi sinna piiri peale. Aga tundub, et Linnamäe ka tegelikult seal taga tema järgi saanud oma seaded paika, et seda kommenteeris, et nüüd on suht okei sõita ja ajad ka näitavad seda. Kuidas sa hindad Nõgese 8. kohta? Ma arvan, see on vist teine ralli alles Rally 2-ga või? Vist on, et ma arvan, et ta peab lõpuni jõudma. Ma ei tea, selja taga on tal sama autoga näiteks Fabio Schwarz, kuulsa rallisõitja poeg. Sama autoga ei ole, Nõgesel on ju... Mõlemad on Toyota Yaris GR-iga. Jaa, sorry, Fabio on jah Toyota. Et ta kaotab Nõgesele juba 3 minutit 40 sekundit, et noh, Fabiol on kindlasti Rally 2 auto kogemust oluliselt rohkem, et ma arvan, et Nõgene teeb täiesti sellist sümpaatset sõitu, sest ka Yuki Yamamoto on tegelikult 35 sekundit temast ainult ja Yuki Yamamoto teatavasti saab sõita väga palju selle autoga. On ta ju Toyota noorteprogrammis. Jaa, ma vaatan Igor Bulantsev, mis lipp tal taga on? Igor Bulantsev. Ma ei saa aru, mis lipu all ta siin. Ma ei tea, kus sa sellised härra leidsid, mina ei näe. No miks ta mulle siia ette hüppab siis? Näitab, et ta on 14. kohal Škoda Fabia R5-ga. Okei, ma vaatasin WRC 2. Ta on eile katkestanud ka. Mul on savatud RC 2, ehk siis kõik Rally 2 ja sealt tuli see 14. Okei, las ta olla. Nii, mida me ootame nüüd pärastlõunastelt katsetelt? Meil on ikkagi Rally Estonia klassika. Grenada, mis asi see on? Okei. See on mingi viga, ma arvan. Teeme selle selgeks. Grenada näitab country'ks. Et jah, ei no, moodsad ajad. Kui on selline koht olemas. Või talle maailmakodanik ka. Mis sa küsisid? Et mis me pärastlõunast ootame? Pärastlõunal läheb show edasi, ega siin ei olegi midagi. Klassikaline Otepää 1, kohe järgi Service Pargir ja Karaski 1. Mitte ainult Otepää 1, vaid Delfi Otepää 1. Sul on õigus. Delfi Otepää 1 ja järgi Karaski 1, et Karaski võib olla natukene sellisem
ma ei tea, äkki on sõitnud sutsu vähem sõitnud, et Otepää 1 on nagu nii legendaarne, Otepää 1 ja Delfi Otepää katse, siis on nii legendaarne katse, et jah, ma arvan, et selles mõttes see osa jätkub, et vahes on raske teha, väga raske. Ja siis õhtul oleme jälle Tartu vald 2 katsel ehk siis siinsamas ja ma ei tea, kas vist ei riski vaatama minna või? Läheb kiireks äkki või? Ja vaatame jooksvalt, praegu lubama ei hakka midagi. Jah. Võib-olla teemegi sellise katse, kas me jõuame laivis siuke katse. See on ka mõte. Ja testime, kuidas levi on seal ja kes puldi saaks teha. Võime proovida. Ja 20.30 oleme siin siis tagasi ja meil tuleb külaline. Juss Rooden. Just räägitud siis Nõgene sõidab siis ka Red Gray meeskonnas ja Juss Rooden siis Red Gray meeskonna nii-öelda koordinaator võib vist öelda, et telepildis, kes vaatab meid otse, on näha Ott Tänaku auto kallal putitamist. Äkki Roland oskad kommenteerida, mida tehakse? Kuule, ütlen ausalt, päris risu oli see auto seal. Võib-olla saaks välja natukene zoomida. 12. lõpuks, sest natukene välja zoomida, praegu on liiga in. Ühesõnaga, päris risu oli see seal lõpuks, et sai pihta igalt poolt, aga olgem ausad, see tempo, mis nagu meestel peal on, et kõigi auto, või kõigil ei olnud, Oliveril mingil põhjusel ei olnud ikkagi. Teiste autod olid ikkagi kuigi palju kannatada saanud ja nii Neville'i, Oti kui ka Framo autodel oli esiotsa all kõigil vigastused, et seal tehti normaalset teibituuningut, et natukenegi, nendel kiiretel katsetel vaata hakkab juba mõjutama, et kui sul näiteks esitiib ära, või siin läheb täiesti vahetusse. Jah, loomulikult. Või stange nurk on ära, et siis nii kiiretel katsetel see aerodünaamika ikkagi hakkab mõjutama, ehk siis selle teibituuningut tehti. Palju tiibasid kaasas on? Ma ei tea. 3 auto peale. Ma kujutan ette, et iga auto kohta iga auto peale identsed komplekti. Täiesti identsed? Jah. Ma arvan, et ikka palju, 15 komplekti äkki. Kaua meil see servis kestab siin veel aega? Või sul on aeg näha ka või? Mitu minutit? See servis on, nii, laeb. Palju sellega võib jõuda? 40 minutit. 40 minutit? Sellega teeb kõik ära. Sellega võib ka käigu eest ära vahetada ja keemiline puhastus ka veel, jah? Keemiline puhastus ikka, seda ei ole vast vaja, kui Terrine Villil võib-olla on vaja, sest temal ju kuskil hüppe peal lendas kaardilugeja poolne siis selle akna ava ära. Mitte siis kogu aken, vaid seal akna keskel on selline, mida sa saad slaidida, nagu on ju lahti teha. Aha. Ja see oli sealt ära lennanud, et tolm oli ka kõvasti tuppa tulnud. See on paha lugu ju. Siis tuleb tavaliselt suusaprillid panna. Üldiselt ei ole probleemi, lihtsalt natuke, ma arvan, see keskendumine võib ära kaduda ja kui sa sõidad seal 10-ndikega kõige võidu, siis see korraks, kui mingi tolmu pahmakas tuleb sulle sisse, siis on ilmselt see sekund kaduma minema lihtne kui korraks. Aga selles mõttes, et ütleme, et aerot oli natukene vähem, kuidas see katsevõit selles valguses paistab Otile? Väga hea. Paneme aero ka veel juurde. Ma arvan, et see töö, mida Ott ikkagi praegu nagu selle enesetunde pealt, mis tal on väga hea, sest tegelikult on nagu Oti sõidust on näha. Ma ei tea, kui paljud laivi jälgisid väga täpselt. Ma olin arvuti taga, vaatasin laivi ja selliseid ebamugavaid kohti oli mul vaadates, et mul oli endal juba ebamugav. Oti sõitu või? Ja. Et seal ikka oli neid, et väga piiri peal tuleb. Neid onboard'e ka ikka näitab veel tänapäeval, Rally TV. Saab ise krutida, eks? Ja ikka, jah. Et vaata need ka üle ja kommenteeri meile neid ka õhtul. Ma ei saa neid vaadata, mul ei ole... on küll. Mul ei olnud subscription. Ma olen kogu 3 karjunud. Üle läinud. Eesti peale. Vaata, nii palju aastaid kuulanud... Küsimused on ka ju, joppa ei tii. Ma lõpetan ära, et nii palju kuulanud oma elus seda WRC TV kommentaatorit, siis vahepeal on nagu hea värskendus eestikeelset möla ka kuulata. Nii, küsimus Argo. Küsib, et natuke etteruttav, aga siiski, millal viimati WRC-s mängiti Rootsi riigihümni? Ja kas tõesti oli see 80. keskpaigas, kui maailmameistriks tuli Stig Blomqvist 84? Rootsi. Ma pean mõtlema, kes meil sõitjad on olnud, sest mul nagu... Kuule, see Pontus Tiidemann. Aga ta ei sõitnud poodiumi peale ju. Ralli 2 ka mitte või? Ralli 2 kindlasti sõitis. Noh, siis seal... Et Ralli 2... seal ei mängita hümni või mängitakse või? Ei.
mängitakse ju ainult absoluudi võidu peale ja Pontus sõitis Fordiga M-spordis ja tulemused olid pigem kehvad. Ja PG Anderson äkki oli, Rootsi. Äkki. PG selline sõita nagu jah, PG Anderson. Meil üks elav entsüklopeedia tegelikult ootab oma järge, et siia saatesse tulla. Vaatame, kas ta tuleb homme hommikul või homme õhtul. Siis me saame selle küsimuse uuesti esitada. Heiki küsib, et kui WRC 1 arvestuses, ehk siis ralli 1 arvestuses, on alates teisest päevast alates nii-öelda tugevamad autod rivi lõpus, et paremat stardipositsiooni anda, siis miks seda ei tehta ralli 2 autodega? Ja kas parimatel ralli 2 meestel pole siis niimoodi halvemad teeolud? Meil tuleb ju Robert Virves kohe pärast Solbergi praegu. Tegelikult oleneb väga palju rallist. Ma ütleksin, et praegu on Virvesel kehvemad teeolud, kui tagantpoolt tuli, et sest ta tuleb otse suure auto jäljes, mis telje vahe on erinev. Ei, ma mõtlengi, ongi kehvemad, aga miks siis ei... Miks tagant ei tule? Ma arvan, et see on teleülekandev põhjus, sest on ju tahetakse näidata ikkagi kiiremaid ja meil on split screen, neil võiks ka olla? Võiks absoluutselt nõus. Sa võid kohe küsida, ma küsin nüüd termise küsimuse. Jaa, ma vahepeal otsin infot natuke. Rootsi kohta või? Jaa. Heiki küsib, et lähtuvalt Tänaku kergetest apsudest seoses pidurdamisega, kas WRC-s omavad tiimid sarnast detailset infot auto kohta nagu vormel 1, et näiteks pärast neid sündmusi saaks Tänak küsida tiimi käest, kas pidurdamisega oli korras, kas saanuks rohkem pidurdada ja nii edasi, või on see WRC-s kõhutunde lahendada? See on kõhutunde lahendada. Kas jõuab mingit datat üldse tiimi ka või? Data jõuab tiimi sisuliselt mälupulga peal praegu servicepargis. Et ringrajal on seda natuke lihtsam laivis vaadata jah, et tõenäoliselt on mingit datat võimalik ka nagu kaugelt vaadata, aga ma arvan, et see on selline pigem minimaalne, et ralli on nii palju nagu, kõik on nagu nii palju juhuslikum kui ringrajal, et ma pigem ütlen, et vastus on selline. Ma ütlen veel seda ka, et PG Anderson, ma ei tea, kas mina panen praegu siin errorisse, aga mulle tundub, et ta ei ole võitnud absoluuti ka. Nojah. No praegu, ütleme, Rauno Paltser kuulab sind ja hoiab kahe käega peas kinni, et kuidas sa ei tea? Tegelt või? Ma ei tea. Mina ei tea. Ütle Raunole siis, et vanna vastus. Ei, ma ei suhtle Raunole. Ma lihtsalt ennustasin, mida teha võib. Aga jaa, me reklaamimis välja, et Rauno tuleb kas homme hommikul või õhtul, sõltuvalt sellest, kas ta peab olema homme Kääriku poodiumil või mitte. Mul on nüüd juhe nii koos, et kas see kuumus jälle on võtnud mult... See on täitsa sooda ju. Ma olen mult võtnud mälu ja ma ei suudagi selle küsimus... See praegu kripeldama. Sul on kodune töö. Ma pean ChatGPT lahti võtma, siis mulle vastus olemas. Usaldad teda või? Loomulikult. Mina alati ei usalda. Tee see premium versioon, siis äkki läheb paremaks. Mul on premium versioon. Ikka on jama või? Ikka on jama. No ma siis ei küsi nii tähtsaid asju sealt võib-olla. Jah. Sa kirjutad, et kirjutab mulle artikkel valmis. Ei, päris nii raju ei ole. Aga kuulge, mis seal ikka? Mis kell meil katse hakkab? 13. katse, Otepää 1 ja 15.05. Meil on kõvasti aega veel, aga me ei räägi seda täis, lootame teid. Jaa, räägi korra veel 1 minut. 1 minut veel? Ja nüüd sa otsid selle... Vaata, kus tuleb. No nii, mis ma räägin? Ma räägin seda tossudest. Nii. Sa oled need puhtaks saanud vahepeal? Ei ole. Et kes vaatas meie, kuidas me nimetame seda? Me ei tee vlogi, nagu Robin. Me tegime lihtsalt ühe video ja panime selle sotsiaalmeediasse ja panime selle ka blogisse ja seal näitasime, kuidas meil jalanõud lirtsusid selle muda sees. Kuule, aga täna on päris mugav ju Tartu vald 2 kiiruskatsest vaadata, see kõik on ära kuivanud. Jaa, sul on õigus. Kuule, ma ei tule vastas, see pani segast. See hakkas mulle kuradi ibu tulemusi andma, mitte autoralli tulemusi. Ühesõnaga, nii on praegu. Aga lehvitame veel fotokaameratesse ja väikestele fännidele. See on meeldiv, et meil inimesi käib mööda ja astub sisse. Jaa, äge. Selleks me ju siin olemegi. Täpselt nii ongi.
ja meil 2030 siis järgmine otselülitus. Hoiame pöialt, et Otil nüüd aero püsiks ja Robert ja Georg hoiaks ka peal ja Romet hoiaks kõige rohkem peal, sest temal on vaja tagant tulla. Ja, Rometi kommentaari veel nii palju tooks korra siia, et no, ülitubli on, paneb selle Fordiga päris rajult. Aga ütles, et esimesed läbimised on sutsu parem, et teine läbimine, siis jääb midagi puudu. No, see on selline tagasihoidlik vihje autole ilmselt. Et noh, me teame, see ei ole ju saladus. Ford on grammi võrra ikka kehvem oma soorituse poolest täna. Kuule, aga lähme ka sööma või? Mõtleme selle peale. On sul veel raha alles? Ma ostsin lapsel just selle Hyundai auto ära, et nüüd on taskud tühjad. No vaatame, äkki leiame selle veel kuskil. Küsime. Aga olgu, oli tore teiega. Siin on QR-kood, et Rolandile söögiraha. Teeme ka minusportlane.ee või? Ei, minuroland.ee. Aga aitäh kuulamast ja vaatamast ja kohtume 2030. Näeme varsti. Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.